Tere tulemast Maria Underi, Arti Vatsoni, Friedebert ja Elo Tuglase kodumajja. Kui Ele-Mari tervitas Underi Tuglase kirjanduskeskuse poolt, siis mina omakorda saan tervitada ka Keskkonnaajaloo keskuse poolt ja öelda, et meie kolmas korraldav institutsioon Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule arhiiv on ka tulekul meiega ja lihtsalt hästi põgusalt sellest, et miks on konverentsil selline väga võib-olla tõesti provotseeriv pealkiri kui maastikule kleepuv tekst, mis siis sisaldab maastiku teksti ja siis seda nende suhet, mida me oleme määratlenud kleepumisena ja mis võib-olla tekitab kõige rohkem küsimusi, siis iseenesest see on selline natuke laiema taustaga mõte. Teksti võiks siis siin mõista tõesti niimoodi lotmanlikus mõistes hästi laialt kui mis tahes abstraktses märgisüsteemis esitatud kultuurilist artefakti. Mitte ainult siis kirjalikku, vaid see võib olla ka maal või pilkpostkaart või vaatefilm. Ja meie huvi siis tegelikult selle teemaga tegeleda tuleb nii-öelda kolmest allikast. Üks võib-olla on see, millest paljud teist eelmisel kevadel samuti osa võtsid, ehk siis Underi Tuglase kirjanduskeskuse eelmise aasta kevadkonverents teemal aed ja loodus Eesti kirjanduses. Ja sellest siis võtsime kaasa selle mõtte, et mida me üldse peame, kui me räägime ümbritsevast keskkonnast, mida me peame esiletõustu vääriliseks ja miks me seda teeme. Teine sisend siis on Eesti Rahvaluule arhiivi korraldatud hästi ulatuslik küsimustik kogumisvõistlus Minu maastikud, mis oli selles mõttes, selle kava te leiate ka teisikogumiku lõpust, mis on selles mõttes ebatraditsiooniline, et ta ei tegele mitte ainult nagu selliste traditsiooniliste pärimusmaastike uurimisega, vaid ikkagi küsitakse ka inimeste isiklikult kogetud maastike kohta, et palutakse inimestel neid sõnastada. Et just see keskkonnataju ja selle subjektiivsed sõnastused on siis nagu see teine selline sisend ja kolmas siis võib-olla, mis tuleks Keskkonnaajaloo keskuse poolt, kus on hästi oluline see, kuidas meil on võimalik keskkonda mingite selliste ajalooliste või ajas kaugemal ulatuvate lugude kaudu rekonstrueerida. Kuidas me seda rekonstrueerime enda jaoks ja kuidas me kujutame ette, et seda tegid need inimesed, kes seda kirja panid või seda kogesid. Et maastik ajaloos, selle ulatumine tänapäeva, tekstuaalne kiht maastikul, kuidas see kujuneb ja kuidas ta omakorda kujundab meid. Ja mida me näeme, mida me ei näe. Kas me näeme tõesti ainult seda, mis on kirja pandud või me näeme neid asju ka, mida meid nägema õpetatud tekstide kaudu ei ole. Aga muidugi viimane mõte siia juurde Marju Kõivu poolt, et ärge nagu päris üks-ühele võtke neid asju, mis on kirja pandud, et seal ikka väike lõtk on alati vahel. Ja edasi räägib Ele-Mari, palun. Mina tahtsin meil öelda, et mõned ettekanded tänasesse tihedasse päeva ei mahtunud, aga Kadri ja mina ja Jaan Undusk ja Brita Melts on kõik lubanud, et te saate neid lugeda mingis vormis. Et mõned meist on alustanud nende kirja panemist. Siis see maastiku mõiste on mulle endale nagu natuke problemaatiline, et see teema püstitus lähtub ka sellest, et mind ennast väga see teema kirjanduses just huvitab. Ja kui ettekannete pealkirjad hakkasid saabuma, siis ma nägin, et maastik ja ruum ja maastik, et see pakub ka teistele inimestele sellist mänguruumi. Ütleme, et kunstilise teksti ruumis maastik ja ruum segunevad, ristuvad, seal on hästi palju selliseid huvitavaid tõlgendusvõimalusi. Et äkki ma saan oma küsimustele homme õhtuks mõned vastused. Siis tahtsin õhku visata sellise küsimuse, et kui kirjanik, aga miks ka mitte kui
kunstnik hakkab ühte maastikku looma, kas ta siis ise asub mitte kohal, et see on ka selline küsimus. Ja muidugi täna see konverentsi pühendame ikka mingil määral Marie Underi maastikele, et eelmisel aastal rääkisime üsna põhjalikult vist ikkagi kaudselt ka tema aiast, ütleme siis aiakujutusest. Aga mis mulle endale väga suurt huvi pakub ja mida vist ei ole väga uuritud, on tema selles majas kirjutatud luuletuste, ma ei teagi nüüd, kas saab öelda ruum või taust või maastik, näiteks Mureliku suuga 1942, mis on nagu sõjavarjus või sõjaaimuses kirjutatud tekstid. Ja siis meil on hästi suur rõõm tervitada Ain Kaalepit 90. sünnipäeva puhul, mõeldes tema aumaastikele, järvemaastikele, klaasmaastikele, peegelmaastikele, muusasid täismaastikele ja lisaks vist ka Haukamaale. Ja mul oli suur rõõm paluda Paul-Eerik Rummot lugeda Linti talvel luuletus Olla maastik suurejooneline. Et sellega ma arvan, sissejuhatavad sõnad võiksid lõppeda. Ma loodan, et see läheb nüüd käima. Olla maastik suurejooneline. Koortel kuuseladvus kobrutamas käbid. Maastik lumivalge, tuulejälje sooneline. Olla maastik, üllas maastik, mida läbib jõgi. Samas jääb lastesummi kandes karussellitavaid ülemeelikuina. Samas tammihangest roheliselt langedes lausveeseelikutena veelinikuina. Olla maastik, millel vana villaveski isi tasa pöörab pulli, ise tasa vappub igavesest ajast igavesti. Maastik nälgind varestelle kisendada, maastik hundiöine, maastik päikse-eelne, maastik keerutada karussellivõlli, kanda tähetorni, kanda klaasjat võlvi, olla maastik suuremeelne. Pisilinna muuseumi seinal lamades kiirgav maastik, ümber tuhmund raamirandid, mündid, kondid pleegivad vitriinilavades, haigutavad lontises kursandid, olla olles, teades, et ei leita eales sõna sulle nimeks, teades, et ei saagi seda leida eales, olla maastik, lumevalgust heita, olla maastik, hoida tuisujärgset rahu, kuni keegi, kellele ei mahu rindu tema süda, tuiskab üle toa, täigab lõuendisse noa. Võib-olla ma ütlen, et meil on ka seintel maastiku näitus, võib-olla see ei ole praegu. Aga esimene ettekanne Ulrike Plaat ja Karl Gottlob Sontag tekstilise maastiku kujundajana. See on lihtsalt üks väike pilt, kuidas Riia linn välja nägi siis Sontagi ajal ehk enne seda, kui teda ümber ehitati, enne seda, kui linnamüüri maha võeti ja tehti temas nagu suur linn, nagu me teda praegu teame. Lihtsalt linn nägi välja sellisena. Aga kuidas siis Riia linn ja Sontag on teineteisega seotud ja miks ma siis väidan siin, et härra Sontag oleks kuidagiviisi kujundanud Riia linnamaastikut ja mis viisil ta seda siis oleks võinud teha. Algul mõned sõnad selle kohta, kes ta siis tegelikult oli. Ta oli teoloog. Ta oli üks selline haruldane näide sellest valgustuslikust teoloogiast, mis meil tegelikult siin Baltimaades nii väga palju ei olnud, aga mis just tema kehasta seda valgustuslikku teoloogiat, mis meil oli. Ta oli Saksamaal sündinud, tuli siis Herderi kaudu Riiga ja tõusis hästi kiiresti kõiksuguste ametitele ja oli siis elu lõpus Liivimaa superintendent, nii et midagi kõrgemat religiooni maastikul tegelikult saavutada ei olnud. Kui vaadata nüüd, et kuidas siis selline kirikumees oli seotud maastikega,
siis on asi üsnagi huvitav tema puhul. Toon siin välja mingi 4 punkti, mis minu puhul või minule tunduvad olulised, kuidas tema maastikest mõtleb. Üldiselt kõik tema tegevuses oli temal üks väga selge ülim siht ja tema tahtis välja modelleerida sellist väga selget korralikku ühiskonda. Tema väga pooldas oma jutlustes, maakonna jutlustes näiteks talupoegade välja laskmist ja tegi absoluutselt kõike erinevates eluvaldkondades selleks, et nagu modelleerida uut ühiskonda. Selleks ta kasutas erinevaid viise. Esimene viis oli, et ta suhtles absoluutselt kõigega. Ta rääkis eesti ja läti keelt ka, aga kõnetas ka sakslaste hulgas väga erinevaid gruppe. Ta kõnetas nii lapsi, naisi, teenijaid, loomulikult rüütelkond tudengeid. Ta väga teadlikult kasutas oma keelt selleks, et kõnetada ja rääkida lihtsalt inimestele. Ja selles mõttes on ta täitsa selline haruldane nähtus, sest tema tõesti nagu suutis ka seda keelt leida, üldse ennast arusaadavaks teha inimestele. Kuna ta oli valgustuslik teoloog, oli selge, et loodus ja mõistus oli tema jaoks nagu palju kõrgemad kategooriad kui religioon. Religioon oli loomulikult olemas, aga ikkagi mõistus oli üle kõige. Ja ta arvas ka, et religioon ise peab olema mõistlik, muidu ei ole tal mingit mõtet, eks. Ja kui nüüd tulla nende maastikute peale, siis maastikud oli tema töödes tegelikult selline sideaine, mis just hoidis kokku erinevaid rahvaid, erinevaid religioonid, erinevaid seisuseid, et see oli just nagu see mõistlik sideaine, mis hoidis tegelikult kokku kõik see asi, mis ta siis leidis siin Baltimaades. Nii et kuna ma vaatan siin praegu enne seda, kuidas tema räägib Riia linna maastikust, ma võtan teksti aluseks 2 erinevat žanri. Üks on tema jutlused ja teine on tema poolt kirjutatud lastekirjandus. Need hästi vastunduslikud asjad, aga mis tegelikult teevad üpriski ühte ja sama asja. Tegelikult ma ei ole veel vaadanud, kuidas ta oma kirikulauludes ja teistes žanrides nagu modelleerib ka oma maastikke. Aga ma arvan, et just kuna räägime Riia linnast, ma arvan just jutlustes ja lastekirjanduses me leiame selle kohta kõige rohkem infot. Alustame siis jutlustest, kuna ta on, eks ju, õpetaja, kirikuõpetaja. Siin on tegelikult terve hulk, ma nimetasin siin ainult nagu mõned sellised jutlused, kus ta räägib Riia linnast. Kõige selgem on nagu see viimane punktiga esile toodud asi siin Riia ümbruskonnast, Daugavast ja teised asjad. Ta võttis oma jutlusest hästi konkreetsed teemad. Ta rääkis nagu kevade esimeses rohelusest ja nagu talvest ja siis tõesti Riia ümbrusest, siuksed teemad olid ja seletas lahti, mis ta siis näeb. Ja kõik oma jutlustest, kuna ta oli, eks ju, valgustuslik teoloog, oli väga selged teemad. Esiteks oli loodus ise on tempel, palju tähtsam kui kirik ise. Teine on inimtegevus, mida ta näeb igal pool just nagu kasvava Riia linna ümbruses, eks ju, eellinnades, kus aiandus nagu hakkas järjest rohkem sisse tulema ja Daugava nagu kauplemisruumis maastikust. Ta nägi seda, et inimtegevus parandab loodust. See jumala loodud loodus ei ole see viimane sõna, vaid iga inimtegevus teeb seda kõige paremaks ja peab seda paremaks tegema. Ja siis kolmandas asi on, et just selle tegevuse vaatamine, et lihtsalt kui sa seisad, kui käid jalutama ja vaatad, kuidas aedeks nagu oma palehigis kasvatab oma spargeid, et see oleks siis nagu jumala teenindus või nagu jutluse asemel, et ega rohkem midagi vaja ei ole, kui sa lihtsalt vaatad seda tegevust. Ma ei lähe praegu siia rohkem sisse, et siin on tegelikult hästi huvitav, kuidas ta räägib oma jutluses sellest, mis ta näeb Riias, et kus see Riia kasvab, kus Riia linn kasvab ja kuidas ta mediteerib selle üle ja kuidas ta räägib selle üle. Aga lähme üle tegelikult kohe lastekirjanduse peale, sest see on isegi veelgi huvitavam kui see, mis ta teeb oma jutlustes. Sonntag ma rääkisin juba oli üks esimesi nagu valgustajad, kes tõesti oskas ka väikeste lastega suhelda kirjalikul teel. Et see oli just see aeg, kus lastekirjandus hakkas kasvama, ma ei mõtlesin praegu üldse mingi kooliõpikuid, vaid tõesti omaette väikestele lastele kirjutatud raamatuid, mida lugeda siis väljaspool kooli.
ja need esimesed üldse, mis meil on sellistele väikestele lastele kirjutatud raamatud, on Sonntagi suvest. Ja kõige esimene on Das kleine Buch für kleine Kinder in Riga, welche lesen lernen, ehk see väike raamat väikestele lastele Riias, kes õpivad lugema. Välja antud 1802, nii et üsnagi vara tegelikult. See on hästi väikses formaadis, see Eesti tillukene väike raamatukene. Ja selles raamatus ta ei tee muud midagi, kui ta seletab lastele Riia maastiku, linnamaastiku ära. Ja toob siis esile nagu mõned asjad, millest ma lihtsalt nagu korraks räägin siin, räägib nagu, mis on kõige pikemad tänavad ja ilusamad kirikutornid ja kõige ilusamad väljakud ja kus laps siis linnaruumis tajub nagu sellised erinevad ruumid, et kus on soldatid ja kus on sellised põnevamad asjad, kus on siis nagu, kus käib see kauplus, kus käivad erinevad toredad asjad. Pikalt ta peatub selle peale, kuidas tuleb tegelikult ümber käia avalikus ruumis teiste laste ja rahvastega, et nagu saksa laps ei tohiks nagu mõelda, et ta on midagi paremat, et ikka on selline üldkodanlik õpetus väikestele lastele. Ja kuidas nagu seda välja elada just nagu linnaruumis, kuidas käituda teistega. Väga pikalt kirjutab sellest, kus on ohtlikud paigad, et kus on nagu just laste jaoks sellised paigad, kus nad saavad hukka. Näiteks silla peal saab maha kukkuda ja nii edasi, kus hoiatab lapsi, mis on ohtlikud käitumised linnaruumis, kus lisab nagu kirjeldusi sellest, et kus lapsi on surma saanud, et ärge tehke seda, eks ju, sellised selged hoiatused. Kirjutab loomulikult ka sellest, et kus on kõige turvalisemad kohad laste jaoks nagu selles Riias, mis meil seal ees oli, eks ju. Kirjutab sellest, et kuidas see linn avaneb siis maastikule, milliste väravate kaudu siis saab välja. Ja on veel üks pikk kirjeldus Riia ümbrusest, eks ju, et aedadest, koplidest, loomadest, erinevatest puudest, mis seal on leida ja nii edasi, vabrikutest ja nii edasi. Ja kogu see Riia linnamaastik on siis kirjeldatud laste perspektiivist ühelt poolt lastele kindlasti, selleks, et nad kuidagivisi turvalised elaksid ja ka selleks ka, et nad moodustaksid teiste elanikega nagu seda uut ühiskonda, mida ta tegelikult ju tahtis. See oli juba. Siin lihtsalt mõned illustratsioonid nende asjade kohta, millest ma rääkisin. Siin on jälle see vana hea Riia linn. Kõige ohtlikumad tsoonid on kindlasti siin, millest ta üldse ei räägi, on see kiiresti kasvab eeslinn. Et sinna nagu ta arvab, et lapsi absoluutselt ei tohiks minna, see on nagu liiga ohtlik asi. Kõige paremad kohad laste jaoks olid siin Citadelli taga. Ja siis, kus see suur Kopli tänav läheb, et just nagu loomade ja rohelisuses ja aedade hulgas, et see on nagu see õige koht nagu väikeste laste jaoks. Ohtlik loomulikult ta ütleb ka, et kõige põnevam koht väike laste jaoks on see suur sild, kus on kevadel ka kõige, ma imestan selle üle, aga ta arvab, et siin kevadel on kõige esimestena kuulda lõugaste hääd ja nii, ma ei tea, kuidas ta selle silla peab nüüd lõugasi seal siin väga kuulab, aga hea küll. Et see on tegelikult laste jaoks kõige huvitavam, aga ka kõige ohtlikum koht on just see sild, nagu siin, nagu te näete ka pantoonsild ei mingit piirdet ei olnud, et siin võib juhtuda kõik selliseid asju, eks. Ja petid on seal ja see on selline väga ilmselge ohtlik koht. Ja siin on siin nüüd meie armsad soldatid ja Citadel, mis on jälle väga hea väikeste laste jaoks, et siin nagu kindlasti saavad õppida midagi eluks. Nii, et mis ta siis tegelikult teeb siin? Kas see, mis ta siin kirjeldab nende laste jaoks selles raamatus, aga ka teistes raamatutest, et mis ta siis tegelikult on, kas ta on selline keskkonnapsühholoogiline õpetus väikestele lastele, mis ta kindlasti on, eks ju, kuidas tajuda üldse seda linnaruumi, mis seal siis teha, kus on riskid, see on väga aktuaalsed keskkonnapsühholoogilised teemad tegelikult. Või on selle taga hoopis mingi selline paikkondlik linna identiteedi rõhutav asend või kas ta hoopis tahab arendada mingi isamaaliku või hoopis lausa mingi euroopaliku kasvatust. Tegelikult ta teeb seda kõike. Ja tema trikk on alguses peale sama, ta algab väga selge kohaga, kohaliku kohaga, kirjeldab selle ära ja paigutab seda siis nagu järjest suuremasse ringisse, eks ju, siis ta räägib nagu sisemaa piiridest, mis on Liivimaa, mis on Eestimaa, mis on üldse on ja mis on siis Venemaa. Ja siis ta läheb väga selgesti nagu perekondlike teemadele üle, et kuidas
perekond siis on, et üks perekonnaliikmetest näiteks elab Riias, teine elab Peterburis, kolmas aga Dresdenis ja juba nagu avaneb nagu lapse silmapiir ja need suhete võrgustikud järjest kasvavad, eks ju, suuremaks. Ja sama asi ta teeb selle Daugavaga, et algul ta on loomulikult Riia lihtsalt üks väga selge ja tähtis koht. Samas ta avaneb ja laieneb kohe nagu silmariigi nagu globaalsel viisil, et seal nagu kõik see rikkus tuleb sisse ja see on väga tähtis koht. Et nagu see on nagu tema stamp, mida ta kasutab erinevates raamatutes. Näiteks ka mingi väikeses teises raamatus, mis tuli välja 1222, väike raamat väikesele nimile, kus ta räägib just tõesti väga väikesele lapsele, ta on umbes 3-aastane laps, umbes nii, et ta seletab ära, et kuidas üldse selle perekonna kaudu, kuidas need erinevad kohad, milles on midagi kuulnud tema perekonna kaudu on seotud teineteisega ja kuidas siin moodustavad ühte ruumi, kus loomulikult igal pool nagu valitseb Jumal ja igal pool paistab päike, nii et kõik on turvaline. See igal pool on head inimesed. Nii, et mis siis teha selliste asjadega, kui kliipuvad on siis sellised Sontagi tekstid, mis meil siin on. Esiteks ma julgen öelda jutlused žanrina, aga ka lastekirjandus žanrina on väga kliipuvad žanrid. Et ma arvan, need on tõesti sellised asjad, mis individuaalpsühholoogiliselt lihtsalt jäävad vägagi meelde. Ka siis, kui see väike raamat väikesele nimile, see on tõesti ainult ühele inimesele kirjutatud, seega see ei levinud eriti kaugele. See teine väike raamat väikestele lastele, see küll oli juba täitsa müügil, nii et tõesti nagu teatud põlvkond lapsi äkki nagu sai seda ka lugeda. Nii et ma arvan, individuaalpsühholoogiliselt kindlasti siin mingid jäljed jäävad. Jah, see väike raamat on esimene üldse selline väikestele lastele mõeldud raamat, mis müügil ilmus väljaspool kooli, eks ju. Sontag kindlasti, vähemalt minu interpretatsioonis andis edaspidiseks eeskuju, kuidas üldse linnamaastikest rääkida. Eelkõige võeti temast šnitti, kuidas rääkida siis hilimates asjades, kuidas rääkida maastikest isamalikus vaimustuses, et see oli nagu 19. sajandil siis edaspidine areng, et tegelikult kõik see 3 minutit veel. Jah, see on juba viimane slaid, ma arvan ka, et kõik on hästi. Temast võeti šnitti. Tulid välja just pastorite poolt kirjutatud teised raamatud, mingi vestlused isamaalikust ajaloost, kus tõesti tehakse täpselt sama asi, et astutakse nagu linnast või majast välja, kirjeldatakse ära, mis praegu ümber on näha ja paigutatakse siis seda kõike ära nagu suure vene isamaalikuse konteksti. Nii et see šnitt, mida Sontag tegi sajandi algul, seda me kohtume järjest teistes raamatutes terve 19. sajand. Nii et selles mõttes see, mis ta tegi, eeskujuna on kliipub kuidagi viisi, et just see isamaalik värk maastikuga, see seos on kindlasti väga kliipuv asi, mida kindlasti tuleb dekonstrueerida kuidagi viisi. Mitte kliipuv on loomulikult see värk, et just 19. sajandi Riia kui linn hirmsasti kasvas ja need maastikud, mida ta sealt kirjeldab, neid muutusid väga suure kiirusega. Nii et juba mingi üks põlvkond edasi, et need samad kohad, millest ta rääkisid, need olid muutunud juba tundmatuseni. Nii et selles mõttes ta kindlasti ei olnud kliipuv. Ja mis nüüd puudutab seda, kuidas ta ise tegelikult mõtestab maastikke kui asi, mis seob rahvaid, seob inimesi, seob erinevaid põlvkondi selleks uueks utoopiliseks ühiskonnaks, et see on just tema põhiline asi, mida me näeme hästi erinevates žanrides, et kuidas see maastik on just see, mis hoiab inimesi kokku. Kuidas see nüüd edasi areneb 19. sajandil, see vajab tõesti edaspidist uurimist. Minu meelest see on kahjuks selline asi, mida unustati isamaalikus vaimustuses väga kiiresti ära. Et siin on just näha nagu hea teoloogi nagu laiemat pilti, mis ei vajanud seda isamaaliku kitsendust, mis on hiljem sisse tuli. Aga siin kindlasti nagu võib veel natuke edasi vaadata. Kõik maastikust ja Sontagist.
sellel slaidil on üks luuletus, mille on üks kunstnik, Leonhard Laapin oma varjunimega siis Albert Trapez pühendanud teise kunstniku Kaljo Põllu mälestusele. Ja kõneleb siis minu meelest suurepärasel viisil sellest Kaljo Põllu kunstis leiduvatest arhetüüpidest, sellest, kuidas Põllu on aidanud Eesti maastiku käsitlust ümber mõtestada, jätnud selle sügava jälje. Nagu te teesidest ilmselt nägite, siis mind selles ettekandes ennekõike huvitab just nimelt autentsuse ümbermõtestamine, see, kuidas 70–80 Eesti kultuuris tekib suur huvi defineerida ümber rahvakultuuri viisil, mis aitaks sellest justkui välja puhastada hilisemad võõra kultuuri poolt peale toodud kihid ja otsib selle sügavamaid kihistusi. Ja selle temaatikani ma tegelikult jõudsin just nimelt suuresti läbi kunsti, läbi tegelemise Eesti ajaloo ja identiteedi teema kajastamisega kunstis, mida me oleme uurinud koos Tiina Malkreemiga Eesti Kunstimuuseumist ajaloopildile pühendatud projekti raames, mis on kestnud juba mitu head aastat. Aga ma arvan, et just nimelt selle kunsti ja rahvakultuuri ja autentsuse temaatika hilisnõukogude ajal on huvitav, kui vaadelda seda laiemas seoses nii kirjanduse kui teiste kunstižanritega ja samuti teadusega. Põgusalt siin selle Trapezi ehk Laapini luuletuse lõpp ja liikudes siit edasi, öelda, et Laapin ei ole kahtlemata esimene, kes niimoodi poeetilises vormis juhtis tähelepanu selle, et kui oluline oli maastiku märksõna just nimelt Kaljo Põllu jaoks ja selle jaoks, kuidas ta hakkas otsima viise, kuidas seda Eesti rahvuskultuuri identiteeti ümber mõtestada. Et hiljuti oli Eesti Kunstimuuseumis Kumus näitus Kaljo Põllu Eesti maastikud, mis selle teema samuti välja tõi, kuidas siis kunst aitab meil maastikuga ümber kleepida. Ja see Eesti maastike märksõna Põlluga seoses ei kerkinud üles sugugi juhuslikult, vaid tal on selle Eesti maastike teemadel loodud umbes 30 graafilisest lehest toodud kunstiteoste seeria, mis omakorda põhineb uurimisretkedel, mida Kaljo Põllu tegi 62. aastast kuni 75. aastani Tartu Ülikooli tudengitega, keda ta siis toona kunstikabinetis ka juhendas 60. aastatel ja tegi just nimelt erinevate Eesti maastike juurde. Ja need ekspeditsioonid on omakorda justkui eelmäng Kaljo Põllu märksa tuntumatele hilisematele ekspeditsioonidele, kus ta enam ei piirdu siis Eesti maastikega, vaid läheb rändama siis Siberisse ja otsima veel kaugemaid kihistusi siis sellest Eesti rahvuskultuurist, mida ta üritab siis sellise autentsena defineerida, sellise veel ürgsemana tajutud siis soome-ugri maastike ja kultuuri ja isegi kiviaegsete leidude põhjal. Ja see on kahtlemata need soome-ugri mõjulised pildid on need, mida me Kaljo Põlluga ka kõige sagedamalt seostame. Võib küsida, et kuivõrd eripärane see Põllu huvi on sellise rahvuskultuuri ümbermõtestamise, ümberdefineerimise vastu. Ja ühtepidi see tundub muidugi ootuspärane, et kui mõtleme selle hilisnõukogude olustikule, kuhu on ikkagi hästi tugevalt üle kandunud selline etnograafiline kits, on lihtsalt erinevad nii pätsuaegsed kui siis varase Stalini aja laulupeo plakatid. Lihtsalt illustreerimaks seda, et kuivõrd domineeriv oli sellises avalikus kultuuris, avalikus ruumis selline folkloristlik käsitlus rahvakultuurist ja sellest erineb Kaljo Põllu käsitlus, eks ole, mis sellises modernistlikus vormis töötleb ümber erinevaid märksa ürgsamaid motiive, et see oli muidugi radikaalselt erinev just nimelt sellisest ametlikust pätsuajast nõukogude aega üle kandunud folkloristlikust kultuuri käsitlusest ja teistpidi ta eristub muidugi ka sellist varasemast rahvusromantilisest käsitlusest Eesti kultuurist, mis balti-sakslaste estofiilide mõjul, eks ole, on loonud sellise pseudomütoloogilise indogermaani mõjulise arusaama Eesti muistsetest kangelastest, et ta vastandub ka sellele ja ma arvan just nimelt see vastandumine lääne mõjudele ja püüdlemine ida poole midagi, mis on hästi oluline Kaljo Põllu ja tema mõttekaaslaste jaoks. Ometigi
kui ma see kunsti temaatikaga tegelesin, siis ma sain üha enam aru, et see ei ole üldsegi niivõrd enesestmõistetav, see selline pöördumine siis rahvakultuuri ja selle autentsuse otsimise poolest. Kui mõtleme 60-ndate Eesti kultuuri peale, siis siin on selline tugev annus sellist radikaalsust, mida hiljuti on just kunstiga seoses käsitlenud Anu Allas oma siis näituses Kunstirevolutsioon 1966 ja ka oma erinevates artiklites, kus ta just käsitleb kunstnike tegevust siis seoses teatriuuendusega ja seoses ka erinevate kirjanike rolliga siis selle Eesti kultuuri moderniseerimisel ja sellel, kuidas sinna järjest enam siseneb selliseid mittenõukogulikke eksperimentaalseid radikaalseid teemasid. Ja see on protsess, milles Kaljo Põllu oma varases loomingus tegelikult ka aktiivselt osaleb. Et need on paar tuntumat tööd tema varasemast loominguperioodist, kui ta oli siis Tartu Ülikooli kunstikabinetis töötas, oli aktiivne popgrupis Visarid. Näeme, et need erinevad üsnagi markantselt tema töödest, mis on teinud teda tuntuks, et just nimelt nendest eelmainitud soome-ugri või ütleme Läänemere Soome rahvakultuuri temaatilistest töödest. Ja ma arvan, et see selline pöördumine, avangardistlike, radikaalsete, eksperimentaalsete loojate pöördumine uuesti rahvakultuuri, uuesti selle autentsuse elementide otsimise poole, et see on midagi, mis on eripärane Eestile ja võib-olla eripärane ka sellise idablokile või nõukogude kultuurile laiemalt ja sellest on näiteks Veljo Tormusega seoses räägitud ka muusikas, et et läänes me ei näe seda, et sellised tolle perioodi avangardismiga kaasa läinud heliloojad, nad hiljem pöörduksid tagasi seevõrd olulisel määral rahvakultuuri teemade juurde, mida Põlluga seoses tuleb ka mainida ja teiste loojatega, kes hakkavad 70-ndatel selle rahvakultuuri temaatikaga tegelema, on see, et see on teema, mis on meile kõigile väga hästi tuntud, aga mida on väga vähe käsitletud. Kaljo Põllu loomingutest on vähe kirjutatud ja hiljuti Elnara Taidre on kirjutanud seoses selle Eesti maastike näitusega põgusalt sellest minu meelest hästi võtnud kokku selle Kaljo Põllu tööde sugestiivsuse ja võib-olla võimalikud sellised põhjused, et selline realismi efekt, mis tuleb sellest metsatünta tehnikast, siis selline detailsus, üksikasjalikkus, mis loob omakorda süvendab sellist realismi efekti, aga selle taustal ometigi sellised suured ideelised ajaloolised üldistused ja sellise näilise üksikasjalikkuse realismi kiustab. Aga ikkagi, et kuidas selline radikaalne eksperimentaalne looja võib liikuda omakorda sellise rahvakultuuri temaatika juurde. Ma arvan, et siin on huvitav vaadata Põllu üleminekuperioodi töid, mis on siis sellised popilikud käsitlused erinevatest Eesti populaarse rahvakultuuri sellistest reprodutseeritud kitschini viidud elementidest nagu rukkilill või rahvariided. Ja need on just tööd, mida Põllu tegi siis oma sellise popiperioodi lõpul. Ja Sirje Helme on oma Eesti popkunsti käsitluses huvitavalt väitnud, et kui lääne popkunstnikud käsitlevad oma töödes sellisel serialiseeritud viisil erinevaid tarbeesemeid, kõige tuntumalt, eks ole, neid supipurke, siis nõukogude kultuuris, kus tarbeesemeid oli vähem, eks ole, meil ei ole sellist tarbimiskultuuri, aga et meil on kitsi reprodutseeritud väga palju rahvakultuuri elemente, siis Põllu võtab oma popilikus võtmes ette need sellise rahvusliku kitsi ja hakkab seda seriaalselt reprodutseerima. Ja sellist iroonilist lähenemist rahvakultuurile me näeme muidugi 70-ndatel ka hüperrealismis, näiteks selle Tõnu Virve ikoonilise Eesti naise maali juures. Aga Põllu kuulub siis nende loojate hulka, nagu te hästi teate, kes ei lähe kaasa sellise iroonilise suhtumisega, sellise folkloristliku etnografiseeritud rahvakultuuri, vaid asub sellele alternatiive otsima. Ja teeb muuhulgas siis koostööd ka Lennart Meriga, kellega koos seda muidugi sageli mainitakse. Muuhulgas on ta siis kujundanud Lennart Meri teose Hõbevalgem ja Lennart Meri Ex Libris ja siin on hästi näha
põllu poolt armastatud motiivid, et siin on selline ürgne soome-ugri maastik ja käsi, eks ole, mis rõhutab ka sellist ühtekuuluvust. Käele on omakorda maalitud, joonistatud siis sellised etnograafilised motiivid, see on siis selline arhiveeriv osa, et seal on ka tähtis põlluloomingus, et ta ühtlasi kasutab, töötleb ja jäädvustab erinevaid siis motiive, mida ta on soome-ugri aladel rännates leidnud. Ja ma arvan, just see Lennart Meri ja Kaljupõllu tegevuse paralleelsus on huvitav, et need mõlema jaoks on hästi tähtis töötlemise vahend just ekspeditsioon ja need sellised väljasõidud, uurimistööd. Ja kolmas looja, kellega koos siis Põllut ja Meri sageli mainitakse, on nagu te kõik teate Veljo Tormis, kes muuhulgas tegi ka Lennart Merile lindudele, filmidele muusikat. Ja nad kõik kolm on sellised, nii nagu Kaljupõllud, ma ütlesin, et neid me kõik teame. Nad on just hästi enesestmõistetavad, aga me oleme neid väga vähe käsitlenud. Ja ma arvan, et on ka väga vähe käsitletud seda, millist rolli mängisid lisaks Lennart Merile, eriti Tormise loomingusse kogu selle nähtuse juures teised kirjanikud. Ehk et Tormis, nii nagu Põllu, töötleb modernistlikult ümber erinevaid siis rahvakultuuri elemente, nii ka Tormis asub ju kõigepealt uuemat, hiljem vanemat rahvalaulu modernistlikus erikeeles ümber töötlema. Ja selleks ta kasutab erinevate kirjanike abi, alguses Paul-Eerik Rummo, hiljem Jaan Koplinski, Ando Runnel ja siis teiste abi. Ehk et see kirjanike ring, kes on selles protsessis hõlmatud, see on palju suurem kui üksnes Lennart Meri. Ja omakorda siis Kaljupõllu suhestub nende põhiloominguga ka muuhulgas, siis kujundades isegi Veljo Tormise ühe kalevalainelise plaadi ümbrise, mis on siin välja toodud. Aga mida ma tahan veel kord rõhutada, ma juba rõhutasin seda ekspeditsiooni aspekti, aga on see nende koostöö teadlastega, et me näeme selle fenomeni juures tihedat erinevate kunsti- ja kultuurialade loojate koostööd, aga me näeme nendega tihedat koostööd teadlastena ja nende erinevate kunstnike nagu sellist teatud pretensiooni tegutseda ka ise teadlasena, et Veljo Tormis siis koostab regilauliku erineval muulgi viisil, soovib siis osaleda see vanema rahvalaulu, regilaulu jäädvustamisel, kogumisel, tõlgendamisel. Ja samamoodi ka Kaljupõllu oma ekspeditsioonidel ikkagi püüdleb selle poole, et jäädvustada erinevaid etnograafilisi mustreid, erinevaid kaljujooniseid, arheoloogilisi leide, et ta töötleb neid oma kunstis, eks ole, mis pürgib nende kõige sügavamate kihistuste poole, aga ta ühtlasi on siin olemas ka selline uurija pretensioon, et kui me viimasel ajal räägime väga palju sellisest uurimuslikust kunstist ja artistic research'ist, siis ma arvan, et sellist lainetust võib vabalt näha ka sellises 70ndate kultuuris, kus ikkagi see kunstnike soov teadlastega dialoogis olla, nendega koos ekspeditsioonil käia, aga pärast ka oma töö tulemusi avaldada on väga suur. Ja sidudes selle kunstivaldkondade teaduse suhte nüüd uuesti kirjandusega, mis meil on ikkagi siin põhiteemaks, siis ma tahaks lisada, et me oleme paar aastat tagasi, kui meil oli ajaloo romaaniprojekt, siis Märt Väljataga juhtis tähelepanu uuesti sellele fiktsiooni ja dokumentaalkirjanduse keerulisele vahekorrale 70ndate Eesti kultuuris, ennekõike siis Jaan Krossi ja Lennart Meri teoste ümber puhkenud vaidluste näitel, aga tookord ta piirduski meie arutelud Mere ja Krossi loominguga, aga ma arvan, et see selline laiem kunstnike või erinevate kunstialade ja teaduse piiride hägustamine, midagi, mida võiks potentsiaalselt võtta ka arvesse selle ajalookirjutuse ja ajaloolise fiktsiooni suhete ja kogu selline kirjanike ajaloolaste debati vaatlemisel. Ja nüüd lõpetuseks võib küsida veel kord ikkagi, et ma tulen selle küsimuse juurde tagasi, et mis on siis selle autentsuse poole püüdlemise juures spetsiifilist. Et muidugi näeme sellist püüdlemist autentsuse poole juba rahvuslikul ärkamise ajal väga tugevalt, nagu seda on hästi tähelepanu juhtinud Jaan Undus.
oma siis krestomaatilises artiklis 3 võimalust kirjutada Eesti ajalugu, näidanud, kuidas siis kõigepealt Jakobson Fehlmanni eeskujul ja siis Hurt kutsuvad üles looma sellist Eesti rahvuskultuuri, aga ka Eesti ajaloolist arhiivi tuginedes just nimelt suulisele kultuurile, siis materiaalsele kultuurile, arheoloogilistele leidudele ja keelele, ehk et just nimelt ka minnes sellise võõra kultuuri piiri taha. Näeme jälle siin sellist looduse ja kultuuri vastandumist ja kahtlemata sellistes autentsuse ja maa ja maastikuga seotud kultuurinähtuste rõhustamises on ka väga tugev selline ideoloogiline poliitiline laeng, ehk et see on osa vaidlustest, et kellele see maa siis kuulub, kelle kultuur on siin kõige vanem, autentsem ja õigem. Aga ma arvan, et seda tausta, sellist suulise kultuuri tähtsust Eesti identiteedis, rahvuslikus kultuuris tuleb arvesse võtta, aga tulekski küsida selle järele, mis on selle spetsiifilist just sellisele hilisnõukogude ajale ja võib-olla ka laiemalt sellisele hilisnõukogude kultuuriruumile nii Eestis, aga ka idablokis laiemalt ja sellest on minu meelest huvitavalt kõnelenud ja kirjutanud Urve Lippus seoses just nimelt Veljo Tormise loominguga ja mitmetes kirjutistes rõhutanud, et peab küsima järjepidevalt selle järgi, et mis on ikkagi siis spetsiifiliselt rahvuslik Veljo Tormise loomingus või kui rahvuslik Veljo Tormis on ja toonud siis välja just selle, et selline oma rahvaviiside ja teiste rahvaviiside kasutamisel on suur vahe. Ehk et Tormis, nagu me nüüd teame, eks ole, üsna kiiresti liigub teiste Läänemere soome rahvaste viiside töötlemise juurde, hiljem keskendub suurel määral Kalevala viiside töötlemisele siis sellises modernistlikus vormis ja ta ütleb, et seda eristust tuleb tähele panna. Et see ei ole üksnes keskendumine oma rahvaviisile ja ma arvan, et tal on teatud määral õigus, ma arvan, et siin on ikkagi selline suur Soome ideestik taga, mida ei maksaks näha niivõrd erinevana või mida ei saa selgelt täiesti eristada rahvuskultuuri pretensioonides. Mis on aga väga oluline on see, et ma arvan, et siin on tõesti see ohustatud rahvaste, looduse ja kultuuriväärtuste kaitsmise sõnum, mis on teatud määral oluline nii Tormisele kui Põllule kui Merile ja mis on hästi tugev teema ka kõigi nende ekspeditsioonide juures, mis on ju suunatud ka erinevate padumas olevate, kas siis loodusnähtuste, rahvaste, keelte, kultuurinähtuste uurimisele. Ja ma arvan, et see on selline ja siin on taustal, eks ole, ka selline modernismi kriitiline, tsivilisatsiooni kriitiline, mis ma arvan on laiemalt omane kogu idablokile, et Lippus on kõrvalpõitena Tormisega seoses ka maininud, et siis selline huvi vana muusika vastu, aga ka rahvamuusika vastu, vanema rahvalaulu vastu, et see ei ole midagi spetsiifilist Eestile, et seda näeb ka teistes idabloki maades ja Nõukogude Liidus laiemalt. Aga tulles nüüd tagasi, et üks asi on, eks ole, see selline ka moodsa tsivilisatsiooni eelne muusika ja moodsa tsivilisatsiooni eelne kultuur, mida nähakse kadumise õhus, aga ma arvan, et potentsiaalselt tõesti oluline, potentsiaalselt tõesti huvitav on just see seos sellise looduskaitse liikumisega, et siin on Jaan-Eilar kõnelemas ühe tamme all, siis taustal Kaljupallu teosed, et nii Põllu kui Tormis tegelikult aktiivselt osalesid ka Eesti Looduskaitse Seltsi ekspeditsioonidel. Muidugi Eilert ja Looduskaitse Selts hästi aktiivselt tegeles sellise kultuurilooliste nähtustega, nende kaardistamisega, aga ka monumentaliseerimisega ja nii edasi, et see huvi oli nagu mõlemapoolne. Aga see selline looduskaitseline mõtlemine, looduskaitseline hoiak, selline erinevate kaduvate kultuurinähtustega, erinevate kaduvate loodusnähtuste jäädvustamise, hoidmise soov, et see on ka midagi, millele võiks potentsiaalselt edasi mõelda ja mõelda ka, kuidas need on sellist ökoloogilist või loodusteaduslikku mõtlemist mõjutanud see 70-ndate selline tihe kultuuri ja loodusinimeste ja teadlaste tegevuse põimine. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt kahe sõnaga, et mis see soov on. Kus on vesi, kuid laev ei sõida, või kus on maa, aga käia ei saa. Ja loodusteaduslikult
räägitakse soost siis, kui vähemalt 30 sentimeetrit maapinnast on turvas ja kuhu siis ladestub seda turvast juurde, kuna taimed täielikult ei lagune. Ja on 3 arenguastet: madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba. Aga rahvakeeli sageli räägitaksegi siis soodest ja rabadest. Ja Eestis praegusel juhul siis nii-öelda elusaid soid on circa 6% alles. Üldlevinud teave, et see on ligi 20 või 22%, aga siis viimase 50 aastase kuivendamise mõjul on see hulk hüppeliselt vähenenud. Ja siis see miks ja mispärast on see iiahilik küsimus Karupoolt Puhlist. Ja väga palju on soid uuritud just ökoloogilisest vaatenurgast. Millised taimed, loomad, vee, ringe ja nii edasi. Aga mind hakkas siis inimgeograafina just see huvitama oma doktoritöö raames, et kuidas siis on see inimeste ja soode suhe. Ma töötasin kunagi Ema- ja Suursoolooduskaitsekeskuses ja kui inimesed tulid sinna ja küsisid, et kas soos on midagi hirmsat ja kas seal ära ei eksi ja nii edasi, siis see oli piisavaks inspiratsiooniks, et hakati üldse mõtlema, kuidas ja mida inimesed siis soodest arvavad. Ja doktoritöö raames ma küsitlesin inimesi, et saada teada nende endi arvamus ja suhe sooga. Ja sealt nüüd edasi siis tahakski selle projekti Life Minus Estonia raames teada saada, kuidas kirjanikud on soid käsitlenud ja laiemalt ka siis muud teised loomeinimesed. Ja miks see nagu hea on? Et kui selle töö tulemusena on Eestimaa Looduse Fondi kodulehel valmimas selline andmebaas, kuhu siis kõik need mu leiud kokku koondada ja näiteks oleks sellest abi õpetajatel, kes saaks seda kasutada lisamaterjalina, sest sageli on loodusõpetuse tundides räägitaksegi täpselt sellest looduslikust poolest, aga kuhu läheks siis näiteks see kultuuriline pool ja ühtlasi toetada, et inimesed loeksid rohkem raamatuid. Ja kuidas need raamatud minuni jõuavad või on jõudnud? Sest kui ma inimesi küsitlesin, siis ma olen teile üks lõies täpselt, siis ma ikkagi istun. Et siis küsitlesin inimesi, siis circa 22 küsimuse seas oli üks ka see, et kas te teate mingisuguseid raamatuid, maale, laule, luuletusi, mis sooga seonduvad ja ma sain sealt circa 150 viidet, mida ma siis hakkasin läbi töötama. Ja siis vaatasin Eesti ilukirjanduse andmebaasi, kasutasin seal märksõna otsinguid ja lihtsalt inimestega suheldes siis kogun neid väikseid kullaterasid. Ja praegused siis tulemused, nagu ma siis juba viitasingi, et soo.elfond.ee on siis selline andmebaas, et kui mul ettekande lõpus äkki jääb 20 sekundit, siis ma saan teile seda näidata. Ja ilukirjanduse valdkonnas ma olen siis circa 60 proosa pala leidnud ja tasapisi on valmimas ka artikkel Eesti Looduse erinumbrisse, mis mõned augustikuuses soode teemal peaks tulema. Nii. Ja siis need mõtted, mis nüüd nende raamatute lugemisel minule kui geograafile pähe tulid, sest mina ei ole kirjandusteadlane, sestap on need küsimused võib-olla teistsugused, aga näiteks, et millist ajastust see kirjanik oma teoses kujutab, ehk et millise ajastuga seoses kirjanikul seostub, et seal võiks olla kuidagi soo ära markeeritud. Siis kas see, et kas tegemist on lühiformaadiga või pikema kirjandusliku suurteosega, siis see, et kuidas seda sood on siis käsitletud. Et ühelt poolt see soorolli meelsus, kas ta on esitatud läbi sellise positiivse või pigem nagu negatiivse vaatenurga, millistest komponentidest see iseloomulikkus koosneb ja ka see, et kui intensiivselt see soo seal teoses päevakorral on. Kas ta on võib-olla korra märksõnana mainitud või siis käib pool raamatu tegevust ümber soo. Ja siis näiteks oluline ka see, et millal on selle trükise esmane ilmumisaasta. Ehk et ühiskonnas, mis toimus sel hetkel, mis inspireeris kirjanikku just seda sood hakata oma teoses kuidagi representeerima. Ja millised need muutused siis selle viimase
pooleteistsaja aasta jooksul olnud on. ja kui praegusel nende loetu põhjal öelda, siis mulle tunduks, et enamik neid kirjatükki on nii-öelda nagu endaaegsed, et sel ajal, mil kirjanik seda kirjutas, siis sellises ühiskonna või seda ühiskonna eluolu ta siis ka rohkem või vähemal määral kajastab, et võib-olla eranditeks oli siin see Andres Saare Vambol, kes Eesti vabadusvõitlusest rääkis, August Jakobsoni Miika Valsbergi Roim viis tegelikult pärisorjuse tagusesse aega, Jaak Sarapuu rändas või lennutas siis koolipoisi Uru hoopis Eesti varajasse rauaaega ja näiteks Rein Põderi Pardiajaja käsitleb Liivi-sõda. Nüüd siin oleme siis püüdnud tegi statistiliselt kokku võtta neid erinevaid žanre või kuidas on siis neid teoseid esitatud ja suuremal hulgal on domineerivad romaanid ja jutustused. Et näidendeid mul on õnnestunud hetkel ainult veel 2 lugeda läbi. Nüüd 2 sõna taustaks veel või natuke rohkem kui 2 sõna, et kuidas siis soode Eesti ühiskond on omavahel toiminud. Et enne 20. sajandi algust inimesed kasutasid või suhestusid sooga hüppes nagu traditsioonilisel moel, milleks oli siis see, et inimesed nägid soos võib-olla mõnel juhul pelgupaika, suuremas osas oli ta nii-öelda olla lastud maa, käidi võib-olla marjul, jahil, kasutati taliteid, kaevati labide turvast, aga see oli suuremas osas kõik. Institutsionaalselt 1908 loodi Balti Sooparandajate Selts, kuna rahvaarv kasvas, maad oli vaja, siis tuli selle maa paremaks muutmisel midagi ette võtta. Ja see kuivendamine muutus nagu üha rohkem oluliseks. Ja näiteks esimene turbatarvitajate ühisus tehti 1909. Siis 1936 markeerib siis seda ühekopalist ekskavaatorit. Tähendab seda, et sinnamaani käis väga palju kuivendustöid või kraavide kaevamist käsitsi. Siis 45–70 Stalinlik looduse ümberkujundamine on kolhoosi jõukuse alus. Et tulid suuremad masinad, kuivendamine muutus intensiivsemaks. Aga kui üks jõud on väga tugev, siis käivitub ka tugevalt vastujõud. Ja juba nagu eelmise ettekande lõpus 70-ndad üldisem looduskaitse liikumine, kus siis soo kontekstis Viktor Masing alustaski soode sõda Eesti looduse veergudel, kirjutades selgitavaid artikleid, et soo ei ole ohtlik ja laukasse kaine inimene vähemalt ei upu. Ja see võitlus päädis 1981. aastal sellise olulise muutusega, et loodi 30 sookaitseala. Ja see nii-öelda soode kultuuristamine, see industriaalne periood, selle tulemusena siis natukene nõrgenes ja muutus oluliseks soode ökoloogiline väärtus. Ja selle lõpu tulemusena hakati soid üha rohkem populariseerima, tehti laudteid, näiteks aastal 2000 oli 8 laudteed soodesse tehtud, eelkõige Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel. Ja näiteks 1994 siis oli esimene rammiala ja 2011 vaadati, et sood on ikka nii väärtuslikud, et neid tuleb lausa hakata taastama. Ja need 3 märksõna on siin minu ja kolleegide selline teoreetiline kontseptsioon või püüa nagu siis kokku võtta seda tähenduse muutust. Aga et siis see sooretk. Nii. Ma eelkõige siis vuristan läbi need mõtted, mis nagu seda ajastut iseloomustavad, et ülemöödunud sajand, kus mägi seal mõis, kus küngas seal kõrts, talud, soo ja raba sees. Ja sood oli märgitud kui sellise olustiku komponendina ja kasutati siis seda soo märksõna ka
rahvapärimuslikus aines. nii et selle üks hea näide on siis loomulikult Kalevipoeg, kus näiteks kasutab salme soomarjade küpsemist selleks, et iseloomustada seda fenoloogilist ajatelge. Et part läheb parve äärta mööda, luige kelgul lunda mööda, jõhvikas jõgeda mööda, sinikas sula sooda mööda. Siis on näiteks sood märgitud kui lihtsalt ümbruse kirjeldust. Siis näiteks sood kasutatakse ka manamissõnades. Siis näiteks pelgupaika näevad soos hundid suurte soode keskel redupaika rabadesse. Või siis on näiteks soo viidatud ka salajase liikumise ühe kohana. Salamahti läbi soode, peidub läbi põõsastiku. Pahane on Kalevipoeg ka siis, kui ta sõjaratsu surma saab ja pahandab siis selle soo peale. Siis üks teine teksti näide, mis on siis Juhan Liivi loodud, kus ta kirjeldab sood proosapalas Vari. See saar on ainult mõnisada sammu pikk. Loogasarnane liivaseljandik soo sees. Soos ei kasva midagi. Liivikul puhta valge liiva sees vast õieti mitte midagi. Keegi ei ole ka iial nõudnud, et siin midagi kasvaks. Siin, mis kasvab iseenesest. Mõni pihutäis kanarpikku seal, kus kohalt liiviku selja ääres soo hakkab, mõni igav üksik rohukõrrekene, mis oma seltsimehe järele hüüab ja saare ühes otsas jändrik mänd. See on jumal teab, kuidas siia saanud ja tal näib, nagu oleks eneselgi kahju, et ta siin on. Peale revolutsiooni siis muutub soo osatähtsus teostes suuremaks, eks tuleb ka neid trükiseid iseenesest rohkem. Ja see soo muutub juba hästi trööstituks ja kuidagi raskusi täiskohaks. Romantism või romantika taotlus õigemini ka peale 1910. aastat muudab selle soovee siis õudsemaks, kui ta siis tegelikult on. Ja mis oli näiteks huvitav, et see sõna korisema, et see on nagu siis sõna, mis käis nagu väga paljudest nendest kirjandusteostest läbi, nii et minu arvates üks väga oluline heliga seonduv märksõna on soos siis korisema. Ma vaatasin kohe seletava sõnaraamatust järgi, et madal vähe kõlav rögisev häälitsus või ebamäärane madal tume lohudushääl. Ja näiteks siis Douglas Hingemaas räägib siis kantmehe pilgu läbi, kes siis hüüab, vaesus tuleb, purele kas või hammastega vastu, tuleb aga teine ja tuleb, midagi ei aita. Tunned nagu vajuks aega mööda raba sisse, rabeled, kisendad appi, rabelemine ajab veel sügavamale sisse. Appi, aga ei tule mitte keegi. Ja Oskar Lutsu soo, kus siis kunstnik Toomas siis kirjeldab oma sookogemust. Selle Lutsu soo puhul ma olen ikka armastanud öelda, et kui ma oleksin lugenud raamatuid ainult ja ise soos ei oleks käinud, siis ega ma ei oleks kunagi ei tahakski üldse minna sinna, räägides, kuidas raamatud võivad inimesi mõjutada. Aga kuidas kihiseb ja koriseb soo. Seal all keeravad soovaimud määratus kateldes suppi. Aur, niiske ja külm nagu härmatis, heljub soo pinnal. Kaugemal eksib piirastuslikke varje. Kelle varjud te olete, eksivad mehikesed? Või ei olegi teid, olete ainult minus eneses? Jah, aga kelle läkastav kurk see on, kes seal praegu röginaga ümbrust täidab? Ma kardan, mida siis? Olen sohu eksinud. Võhtu. Üle 1 minuti ei tohi ühe kohal seista. Muidu rebeneb õhuke rohukelme minu all ja ma langen võrgusse. Albert Kivikase lähenemine
üle soo novellis. Ka talvel kardeti seda sood oma Mädajõega. See oli nii salakaval ja kohutav oma lahtiste abajatega, mis kõige pakasemal veebruaril kinni ei külmanud ja hull julge oma külma kurku neelasid. Paljudest inimestest teati rääkida, et nad olid siia jäljetult kadunud, üksikult ja ühes hobuse reega. Olevat kuuldud soos pimedail talveöil appi karjumisi, mis aga kuulmata jää ja kõrvust varsti jälle kadunud. Ree ja hobuse jäljed viisid tihti sohu, kuid sealt välja enam mitte. 20. kuni 40. Seal oli palju suurteoseid, romaane. Seppo Pöagis, loomulikult Tõde ja õigus, Miika Valsbergi Roim, Richard Rohu Purgsoo, Mait Metsanurk oma paari trükisega. Ja kui 10 paar varem... 3 minutit veel. Palju? 3, ahah. Siis kui 10 varem oli soo selline hirmutav ja kardetud, vaadatud ja kirjeldatud kaugelt, siis nüüd muutus soo võitlusareeniks. Et ma kuivendan selle soo ära ja sellest peab saama midagi kasulikku. Et elu Soosaarel, mida Mait Metsanurk kirjutas, oli selline ehe näide, ma ohkasin mitu korda, kui ma seda lugesin. Raske oli. Ja realistlikud kirjeldused, siis Miika Valsbergi mõrva kirjeldus, kuidas küürakas visatakse laukasse, selline pahatahtlik Eeva mees. Tasapisi lisanduvad laste jutud, aga samal ajal, mis oli tore, siis sel ajal oli ka 2 esimest näidet, kus sood nimetatakse ilusaks. Nii et ma jätan selle mõrva kirjelduse praegu siis vahele, vähenema asjale positiivse. Aga siis tõesti õigusest oli see koht, kus nimetati ka ühe korra ilusaks. Et ehkki Valdur Mikita on nimetanud seda sookuivendusõpikuks, siis 5. osas Tiina ja Indrek teavad sellist dialoogi. Küll siin on ilus, ütles Tiina nagu mingis ekstaasis. Ilus, küsis Indrek ja vaatas tüdrukule mõttetult otsa. Jah, härra, kinnitas Tiina. Vaikne rahulik, seda küll, lausus Indrek. Ma tahaks siia jääda, härra, ütles tüdruk nagu paluvalt. Ärge rääkige rumalust, vastas Indrek teatud kärsitusega. Mitte siis tegelikult küll otseselt sohu, aga siin lähedal. Nõukogude aeg, suurteosed kaovad ja sellel oli siis palju sotsiaalmajanduslikke põhjuseid. Palju kirjanikke, kas olid sunnitud lahkuma Eestist või saadeti Siberisse. Siis inimesed ise sooeluga sellisel kujul enam ei suhestunud. Sellepärast, et sookas siis nõukogude aegsete masinatega kuivendati ja siis 70-80 tekkima kaitsealad, need inimesi soos otseselt elas väga vähe. Järelikult see ei avalda ka niisugust muljet või vähemalt mitte sellisel kujul. Siis juba 70-ndatel lisanduvad ka siis need looduskaitset puudutavad trükised ja mis oli näiteks huvitav, et kui ühiskonnas tervikuna oli see soode vastasus väga intensiivne, siis vähemalt siiani mina ei ole leidnud, et kirjanike loomes see nii jõuline oleks olnud. Mul oli üks lõik küll Sirvist ja Vasarast, mis ma leidsin, aga siis rohkem ma seda teha ei saa.